No jõu, ma räägin vahepeal siis veits juttu ka, et üritasin nii palju kui üritasin magada jälle, nagu ikka ei saanud väga. Siuke ärevus oli sees, 8 tunnist üle juba. Et tegi hommiku söögi ära, päris chillib, praegu löön fitnesspalli, löön kalorid sisse ja vaatab, mis edasi saab täna. Ma olin nii tuim esimeses videos, tegelikult ma ei ole nii tuim. Mul üks töökostast magab, nii et ma ei hakka väga siin haipi laskma, et varsti vitamiinid asjad võtsin ka kõik ära, nüüd ma joon magneesium lahustavat. Aga reivipäev ma üle annustan seda kõvasti, sest magneesium üledoosist hakkab kõht paremini, või noh, ühesõnaga magneesium üledoosist läheb mitte kõht lahti, aga nagu põhimõtteliselt hakkab paremini asjad liikuma, et ma ei taha, et siin mingi kotike oleks siin, vaata, et kui ma reivin lähenes, et kõik oleks tühisid, see on hea parem reivida, selles suhtes pro tip from kuradi fitness reiverna. Tegelikult polegi mitte sittagi teha, ma arvasin, ma ärkan 12.30, aga ma ärkasin kell 8, nii et noh, tegelikult ma 2 tundi lõsutasime voodis või üritasin magada, aga ei tulnud und. Et jah, ongi siuke, peaks tegelikult pesemas ära käima ja vaikselt sättima kell 6 õhtul läheb lennuk, 6.10 või 6.20. Kuna seekord on siis esmakordselt, kus ma lendan 2 kätt taskus, lendan Hollandisse ja ma mitte midagi kaasa võtta, siis ma näitan, mis ma enam-vähem kaasa võtta, ühesõnaga, mis ma taskusse panen. Siis siin on see suupastillid, siis pre-workouti võtan 3 skuupi kaasa. Ma vaatagi sealt lennujaama kontrollis ka panen munade vahel, vaatan, kas juhtub ka sellega midagi või noh, ühesõnaga tõmmatakse mingi kuhugi läbi otsipse või mitte. Siis võtan bändisi kaasa, pakin telefoni nagu ikka, siis laadijad või laadijuhtmed tähendab ja akupank ja 3 proteiini. Ja niimoodi ma siis lähengi, vaatame, kuidas seekord see pidu möödub. Hakkan siis vaikselt liikuma nii paljude asjadega siis, et kui 6 läheb lennuk, 6 aeg umbes, praegu on jah, 3 midagi, siis lennangi otse peole ühesõnaga, et kell 10 hakkab pidu Sigotomis, Amsterdamis ja 7 hommikul lõpeb ja tagasi tulen otse, lähen lennujaama sealt ja kell 2 lennab tagasi lend Helsingisse, ehk siis homme päeval on tagasi siin samas, kus ma praegu olen. Kuna nagu nii passin ja ootan siin rongis, vahepeal räägin, et mis pidu on, kus on ja millega on tegu. Capital on peo nimi, ma olen seal mitu aastat käia, pole siiamaani jõudnud. See on kõigest, no nendest teisest pidust enamasti vähe siuke toorem, vähe kõvem andmine. Ja see toimub Sigotomis, seal ma olen ühe korra käinud uue aasta peol, see oli see kuradi freak show. Ja Sigotom asub Amsterdamis, selles suhtes on hea, et lähengi lennuk pealt maha otse kuradi bussi või mingi rongide asjadega. See on Sigotomi peole ja siis samamoodi tagasi. Et ilus ilmumus vähemalt. Seda ka, et nagu üksinda peol käimist pole mul nii ammu juhtunud ja seda ma nagu sitaks ka oodan. Tegelikult mulle meeldib nagu sitaks üksi käes sa connectid palju rohkem inimestega ja saab palju rohkem uusi tuttavaid, selles suhtes, et see on nagu palju vingem. Mulle meeldib. Jõudsin lennujaama, veits liiga vara, 2 tunni lennunäega, veits rohkem, vahe pole, chillib ja sitaks hea on kuradi tühjade kätega olla, ei ole mingi koormust ja värki, mingi stressi, mingi asju vedada ja värki. Mõnus siuke vaba on olla. Tulin oma pre-workouti peitu panema püksi, et vaatab, kas turukontrollist saab. Sain turukontrolli tehtud, pistud maha kuhugi ja läheb hakkusi. Kohe hakkab boarding, meil lennuk on seal. All your hand luggage in the luggage bins above your head. Voila! Ühesõnaga ma ei teadnud, et siin lennul tegelikult söök sees on ja nüüd ma kuidagi ma lükkan lihtsalt 300 kalorit umbes, ma arvan, see väike siuke kogus, et lükkan lihtsalt kalorit, noh, fitnesspalli sisse, et ikka kaardin oma mäkklad ära. Ja tisumune. Vittu! Ma olen siin Hollandisse. Yes! Nii hea tuju jälle.
ruttu vetsu, kurat, siuke pissi häda on peal, seal nii pikalt läks selle maandusega. Here I am, where I belong. Kuradi sitaks hea leidsin, või noh, mis leidsin ühesõnaga siin Amsterdami selles lennujaamas on hambaharjad ja need kuradi 2 euro eest saab see, siis tagasi tulles, kui hommikul tulen, siis saab hambakas puhtaks küürida. Seal oli mingi mahutspray ka, ma ostan selle siit, aga see tundub päris hea, 2 euri. Kuradi, ma otsin siin lennujaamas kohe veel mingi toiduga, kus süüa enne seda vaikselt relaxib veits ja siis läheb, sõidab, vaatsa buss vist läks otse, et sõidab ühe bussiga siis Sigodomi lähedal, et siis saab sealt edasi 10 mintsa vist kõndida veel, et käib mööda kuradi neid lennujaama restorane ringi, küsin, kus chicken and rice'i saab. Mine sinna kuhugi, mine sinna lõppu, seal pidi saabada. Aju vaba ikka, kuidas mingi siuke asi võib muuta. Teisi riike sattus ma nagu absoluutselt täiesti teine inimene, nagu nii elurõõmu täis ja nagu kõik on hästi, kõik on ilus, no ma ei tea, kuidagi nii hyped on olla kogu aeg. Happy as fuck, noh, oi, me leidsime selle chicken ja curry. No nii, leidsin oma kanariisi ja laeb senikaua laeb need asju ja sööb ära ja siis võtab bussi ja sõidab Sigadomm ja läheb piduna. Ma olen siin kuradi airporti ees, otsin endale bussi. Läksin Gorganit ja otsi pidi tulema. Paneme otsi Sigadomme ära. Jõudsin bussiga siia. Sigadomme on 10 mintsusid kõndida, aga normaalselt vihma tuleb ja niimoodi liigub, et täitsa peresest. Kuradi trügisin siit vahelt kuskilt veits ettepoole, ma viitsin, aga noh, seda sai, oli siuke võimalus. See on siis Sigadomm, seal on järjekord on ühesõnaga sitaks piksi läheb mingi ulme kaua aega, mingi tund aega passiks muidu raudselt järjekorras, aga noh, ma tegin väikse shortcuti selles suhtes lebo. Ühesõnaga pileti saime läbi, nüüd tuleb turvakontroll. Aju vabana, jõudsin sisse, aga mul võeti see kuradi suusprei võeti ära, et nad ei saa seda kontrollida pärast, ma ei tea, mis asina. Ja seda pesin sisse. Õnneks proteiinid ja bändi sain sisse, sest hommik on normaalne recovery olemas. Kuradi, siin on teistmoodi kapid, siin on mingi, et lükkaki 2 euro sisse, iga kortsub 2 euro sõna, viskule ma asjad sisse ära. Läheb vaatame, mis pidu toimub, ma ei tea, miks muusikat väga kuulda. Enne kui ma mõtlesin, miks muusikine vaikselt on, siis areena on kinni. Alles ei tehta vist pole veel lahti, nüüd hakati siis lõpuks just sisse laskma. Läheme vaatame asja üle. 360 lava jälle. Tagasi välja. Ülikõva, näen, vaatan teise aarega ära, mis seal toimub. Ma tahangi minna neid esinejad, vaatame, kes seal on praegu, mitte rändist on küll. Tekime teise aare üle siis. Nüüd lähen vaatan hard driveri laivi tähendab, lähen vaatame üle. Future noise. This is our anthem of freedom.
vahepeal ära, kuradi tulin ka appi nüüd proteiini sööma ja bändisid ja kuradi pre-workout veits sisse tõmbama, tahaks veits tõmmata käima, kõht on ka suht tühi ja siis edasi ma ei teagi, kell on mingi 1 umbes ja vist lähen teisele areale. Vaikselt panen siin oma kotikasest. To remember the name. Kuradi teeb väikse energiajoogi vahepeal, seepärast et eelmine kord tõmban samalt energiajoogi käima, vaata mis see kord Let's get this party moving. Lefikuga endale jälle suveniir. Bye bye Sigadom was blessed and back to reality. Siuke pläss on alla küll ja nüüd siis tagasi bussijaama, bussiga lennujaama check-in'i ja siis lennukiga koju tagasi. Veits magab, sest ma arvan ka lennujaamas saab nii palju kui saab. Räägin veits peost, siis vaatan, meil aega on 1 minut. Kuradi pidu oli alguses esimese esinega tundus, noh kõik andsid niimoodi minna, et mõtlesin, et sellest küll kõige haigem pidu, mis ma kunagi olnud on, nagu siuke enesetunne oli või siuke eelaimus feeling, aga ma ei tea, kuidagi see langes kuidagi. Ma ei tea, kas ma olin liiga väsinud, võib-olla see
trippimine väsitas liiga ära või ma ei teagi, siukest ei tulnudki nii hullu minekut, nagu kogu aeg oli täis toores, täpselt see nagu mineku tümm, aga kuidagi ei olnud seda feelingut, ma ei tea miks, noh. Selles suhtes, et heli tugevus, helisüsteem, see oli vist nagu kõige tugevam, mida ma ise seni olen kuulnud, nagu no ikka väga värise üle keha võib-olla, noh. See muusika stiil annab juurde veel, vaata. See nagu veits raabib. Selles suhtes tore bussitripp jääb mingi 30-40 minutit püsti seisma. Miks mitte? Arvake ära, kuhu ma jõudsin, noh. Voila! Mul on nüüd mõned tunnid aega. Mä otsin hea place'i, kus magada ja Sleeper'ana. Tegelikult on sitt, et ma lähen magama, tegelikult ma lähen esimese asjal lähen WC-sse ja pesen nii palju puhtaks ennast, kui saab kaela ja näod ja asjad ja siis läheb poodi, võtab midagi jamba alla ja siis läheb otsib Sleepi. Päris väsinud alla küll. Tulin oma hommikusööki nautima, kilo jogurtit ja pool kilo porgandit. Head isu. Mul on ikka täis jord väljana, vaadake tosse. Üks asi veel, mille pärast võis mul see minek ja kõik ära minna peal. Mul tuli meelde, et põrand oli nii libe, jalad ei haakunud. Siis nõme oli tantsid kuidagi, siuke oht oli kogu aeg, et libised sellile midagi. 5 aeg leidsin alles mingisuguse trepi peal, kus oli suht hea siuke tabapints, oli hea laksidu seal. Aga muidu jah, see oli üks teguritas kindlasti. Lähen vaatama, kas nad check-in'is selle aisukoti lasevad läbi või? Ühesõnaga tahate näha, kus ma 3 tundi magasin juba. Siukses place'is kuidagi kägaras 2 tooli vahel. Jalad olid kõik tooli vahelt väljas. Aga see on tavaline, suutsin lennaamas. Et kohe vast läheb lend juba ja oli proovib lennukas ka magada ja kus kogu sööma. Ja lähemegi teel tagasi. Jõudsin Helsingi. Bussi peale. Koju. Magama. Saladuskattal võin öelda ka palju mul see tripp, mis kokku maksma läks. Circa 300 eurot. Natuke üle. Et jah, running out of excuses ja inimesed, kes panevad siin nädalavahetusel 5 eurist pidusi ja magama ühes. Minge pange kuskil. Minge avastage maailma.